Päästjad harjutavad neil kaadritel männikul droonide kasutamist. Need ei vii vett küll leekidesse, kuid aitavad päästjaid muul moel. Droon ei ole ainult vaatlemiseks. Videopildil saab spetsiaalse tarkvaraga mõõta üle põlenguala, kuna droon tunneb hästi ka tuuleolusid, saab selle abil täpsemalt modelleerida tule edasist levikut. Drooni me kasutame siis maastiku ja metsa tulekahjudel, et just selle põlengu suuruse ja selle leviku määramiseks. Tuulesuund on nagu oluline, et jälgida seda levikut, et kuhu poole ta läheb. Ja siis samuti ka rakendada seda siis nii-öelda kaardi peal, et märkida maha ja siis jälgida ka nii-öelda hooned, mis võivad olla ohus. Pikk jahe ning väheste sademetega kevad on väga soodus kulupõlenguteks. Kui hakata lõket tegema, kõigepealt tuleb muidugi järgi küsida omavalitsuse käest, et kas üldse tohib teha lõket, sest tiheasustusega kohtades on tihti see keelatud üldse. Ja kui tõesti on ka tugev tuul, et kui on lubatud, aga on tugev tuul, et siis jätta see üldse tegemata kindlasti. Meelega tekitatud suuri kulupõlenguid on harva. Kulupõletamine on ka keelatud, aga enamasti on see lihtsalt käest ära läinud lõke või muu tuleohtlik tegevus. Alates aasta algusest on põlengute arv olnud muljetavaldav. Ainuüksi eile tehti Päästeametile 23 väljakutset kulupõlengute tõttu. Sel aastal on pea 2 korda rohkem kulupõlenguid olnud kui eelmisel aastal, et see aasta on neid üle 400 ja eelmine aasta oli üle 200. Statistiliselt ikkagi kulupõlenguid tekib kõige rohkem nädalavahetustel. Seega on loogiline järeldada, et nad on enamjaolt inimtekkelised. Kas see tähendab seda, et inimesed lihtsalt lähevad loodusesse, teevad lõket või see tähendab ikkagi seda, et on ka pahatahtlikku süütamist? Tahaks loota, et pahatahtlikku süütamist väga palju ei ole. Et tegemist on ikkagi pigem sellise hooletuse ja teadmatusega, et inimesed lähevad metsa, tahavad grillida, tahavad lõket teha, teevad seda vales kohas ja ei ole tagatud ohutus ja sellest tekivadki siis tulekahjud. Kas võib öelda niimoodi ka, et võib-olla ilmastik sel aastal mängib väikest rolli siin? Ja kindlasti, see aasta on väga kuiv olnud ja väga tuuline ja selliste olukorra kokkusattumusse tõttu ongi, et ühest väiksest sädemest tekib koheselt tulekahju. Päästeamet palub kõigil, kes ilusate ilmadega metsa grillima suunduvad, oma tegevus läbi mõelda ja tuld teha ikkagi kohtades, mis on kas või RMK poolt selleks ette valmistatud.